Tervist! Et jah, nüüd siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, et meil on siin viimased 3 aastat olnud üsna dünaamiline, et me oleme siin läbi mitme ministeeriumi liikunud oma valdkonnaga. Aga jah, nüüd siis otsustati, et just Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis suudame me riigile kõige rohkem kasu tuua. Nii. Ja põhimõtteliselt meie osa siis on nagu ruumilise planeerimise tegevuse korraldamine, riiklike planeeringute osas eelkõige. Et need on siis, neid on jah terve rivi ja põhimõtteliselt sellised planeeringud, mida siis Vabariigi Valitsus kas algatab või kehtestab. Et selliste puhul siis peame nagu meie korraldajad olema. Nii, siis siin on väike loetelu, et missugused planeeringuliigid meil siis üldse on. On üleriigiline planeering, et siin on väiksed lingid ka taga, kui see esitlus pärast laiali jagatakse, siis saate seal lingi kaudu seal satute Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehele ja kust siis edasi satute juba riigiplaneering.ee lehele. Et see otsus tuli meil ka tänu sellele suurele rändlusele, et paneme need planeeringud omaette portaali, siis ei pea kogu aeg ümber tõstma. Nii, siis on veel üleriigilise planeeringu teemaplaneeringud. Praegu on siis selleks meil mereala planeering, mis on ka kehtestatud, hetkel küll kohtus veel. Siis on meil erinevad riigi eriplaneeringud ja maakonnaplaneeringud ja nende teemaplaneeringud. Nii, ja esimene asi siis, mille jaoks planeeringute algatamisel me seda KIS-süsteeme kasutame, ongi just planeeringuala kindlaks määramisel. Et tuleb meile taotleja, nagu siin näiteks, on meil üks Estlink 3-ga seotud eriplaneeringu taotlus, kus taotlejas on näidanud skemaatiliselt ära, et temal on vaja sellised punkte omavahel ühendada. Siis me peame erinevatest allikatest nagu Maa- ja Ruumiamet ja Keskkonnaagentuur ja kõik sellised, kes meile need andmeid pakuvad, et koondame need andmed kokku ja vaatame, kas seal piirkonnas on siis võimalik sellist tegevust teha ja millise ringiga või kust kaudu oleks võimalik need trasse kavandada ja siis selle järgi tõmbamegi sellise esialgse planeeringuala piiri. See planeeringuala piir on siis seesama, mis algatamise korralduses meil on, aga see on ka väga oluline edaspidises planeeringu menetluses ja teavitamistes. Et me olemegi siin ka teinud enne planeeringu koostajaga või konsultandiga lepingu sõlmimist oleme nagu ise pannud juba üles sellise planeeringuala skeemi, mida siis sisse suumides on võimalik maaomanikel vaadata ka oma kinnistuid. Et põhimõtteliselt üleval on võimalik aadressi otsinguga leida ennast ülesse ja siis vaadata, et kas sa oled planeeringualas. Et hetkel muidugi on seal ainult planeeringuala, nii et igaüks võib ise mõistatada, et kuidas teda täpselt mõjutab. Aga selle maaomanike andmetega me teeme ka teistsuguseid liigutusi. Et maaomanike ütleme siis kinnistute kohta me teeme päringu äriregistrisse, saame maaomaniku isikukoodid kätte. Tänapäeval õnneks on võimalik siis saata neile teavitus läbi riigiportaali, on isikukood @eesti.ee või siis äriregistrikood @eesti.ee ja tänu sellele on võimalik siis neid kõiki personaalselt teavitada, et nemad on nüüd jäänud planeeringualasse ja võiksid olla avatud sellele teemale. Ja ütleme, et see planeering, mis teil siin praegu silme ees on, et selle algatamise järgselt siis hakkas meil kohe tulema igasugust huvitavat tagasisidet. Aga kahjuks praeguses faasis ei saa inimestele mitte midagi muud öelda, kui nad on planeeringualas. Ja siis juba mõned tulid kauplema, et äkki saaks nad ka ala ikkagi vähendada, et nende gründ sees ei oleks ja nii edasi. See on kõik selline, vajab suuremat analüüsi tegelikult ja selle jaoks me juba teeme koostööd siis erinevate konsultantidega, kelle me riigihanke abil leiame ja siis tegelikult ongi
planeeringu koostamise käigus see kaardi pool on ka konsultandi poolt nagu ülal hoitav. Et siis nemad koostavad selle ja meie lihtsalt tekitame oma kodulehele sihukese akna, kus siis see kaardiportaal on nähtav. Aga aeg-ajalt me peame ka kehtestatud planeeringuid kuvama. Et siin on Eesti mereala planeeringu kaardirakendus. Algselt oli ta Hendriksoni kaardiserveri peal, aga ta hakkas seal nii hirmus palju ruumi võtma, et teistele töödele ei jätkunud enam ruumi. Et siis me otsustasime, et hea küll, me majutame ta oma Arcis Online'i kontol lihtsalt ära. Ja siin ta nüüd on ilusti kättesaadav, on võimalik seal erinevaid ka taustakihte sisse välja lülitada. Et miks ongi oluline, et me saame tervet seda planeeringut oma veebilehel näidata, on just see, et me saame näidata ka vajalikku taustainfot. Sest praeguseks on küll loodud planeeringut andmekogu blank, kus siis lähevad üles juba need planeeringu kehtestatavad andmed. Aga see on üsna hõre komplekt, et see nagu ei ava tausta. Nii et siis praegu näitame ka niimoodi. Kuigi tulevikus, kui peaks nüüd valmima see planeeringute infosüsteem planis, millest Kati Tampti keelega natuke rääkis, et siis võib-olla saab juba hakata sealt kaudu näitama. Täpselt veel ei tea, kuidas need arengud lähevad. Ja nagu siin eelmise slaidi puhul ka oli meil, et need teavitamise teemad, et ka need siis lähevad sinna planisesse niimoodi, et sinna saab sisse sööta selle planeeringu ala ja ülejäänud päringud toimuvad juba automaatselt, et pane ainult kiri külge ja läheb. Nii, lisaks näitame Arcis Online'is veel erinevaid uuringutulemuste veebikaarte ja kaardirakendusi. Et siin erinevate planeeringute koostamise käigus tekib ikka sihukest teavet. Näiteks siin esimene ongi Pärnu jõe teemaplaneeringu käigus koostatud Pärnu jõe liikuvuse uuring. Et kellel on huvi, võib selle isegi üles leida, kui natukene surfab meie riigiplaneering.ee lehel. Siis oli meil siin nüüdseks juba võiks öelda 2 aastat tagasi sihukene ruumianalüüs, mida me siis koos Skepast ja Puhkim ja inseneribüroo Steigeriga koostasime, et kus me siis otsisime, pidime leidma vastuse küsimusele, et kas Eestis nagu on potentsiaalset asukohta tuumajaamale. Ja siis leidsime, et jah, meil on terve rivi sihukseid kohti. Ja kaardirakenduse abil sai siis seda ka erinevatele osapooltele näidata, kõiki neid erinevaid piiranguid ja kaalutluskohti, mis siis seal välja tulid, et otsustajatel oleks siis pilt silme ees. Et kuna jällegi see leping sai läbi, siis me tõstsime ta lihtsalt enda online'i kontole. Seal ta on üsna mahukas meil. Osa kihte tegelikult tuli ka välja jätta. Et seal oli näiteks üks kiht oli Nõlva Kallete kiht, mis võttis terve arvutikõva kätte korraga ära, nii et seda me ei näita teile. Aga selleks on võimalik lihtsalt alla tellida Maa-ametilt Nõlvade kaart ja siis saab ikka sama asja vaadata. Nii ja Eesti väikeasulate uuring, samuti Hendrikson ja Co ja Tallinna Ülikooli poolt teostatud uuring. Algselt oli ta meil ka Hendriksoni serveris üleval ja täpselt samal põhjusel nagu mereala planeeringi, siis sai see tõstetud meie Arcis Online'i. Aga siin nüüd sai tehtud veel Hendriksoniga nii palju koostööd, et Hendrikson andis meile ka väikse koodijupi, nii et see näeb täpselt samasugune välja, nagu ta oli nende Arcis Enterprise'i serveri peal. Nii, lisaks siis koostame sihukseid analüüsi ja skeeme otsustajatele. Et praegu me peame sihukest ülevaadet tuuleenergeetika planeerimise kohta kohalikes omavalitsustes. Et siin on 2 erinevat teemakaarti.
üks sisaldab siis kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid ja detailplaneeringuid ja teine sisaldab üldplaneeringuid. Et siin üleval servas siis saab nende kahe kaardi vahel ka klikkida. Ja see on niisugune, ütleme ka, üsna kasulik tööriist just nimelt otsustajatele, poliitikutele, kes siis saavad nagu öelda, et meil on nii palju asju töös, nii palju on jõudnud kuskile kaugemale staadiumisse, nii palju on alles alguses ja see annab siis võimaluse neil teha vastavaid otsuseid. Ja üks teine kaardirakendus, mis on üsna värskelt meil tööle läinud, on potentsiaalsete tööstusalade kaardistamine. Et kuna me oleme tööstusministri all, siis on meile väga oluline ära kaardistada, et kus siis saab Eestis tööstust arendada. Ja siin siis oleme ka kokku kogunud erinevat infot. Osad asjad on meil kajastatud planeeringut andmekogust, osad asjad on siis nii-öelda koostatavate üldplaneeringute info, mida me siis oleme lihtsalt omavalitsuste käest kokku kogunud ja näitame siin. Nii et päris automaatne ta ei ole see andmekogumine siin. Et on ka üsna palju käsitööd. Lisaks on meil siin paari uuringu andmed ja hetkel on ka Koriine maakatte andmed siin. Et seda me veel täiustame ja siis selle kuu lõpus peaks minema otsustajatele jällegi otsustamiseks, et kuidas me sellega edasi läheme. Ja tõenäoliselt siis läheme edasi juba niimoodi, et Maa- ja Ruumiamet võtab selle asja arendamise üle ja hakkab seda enda platvormide peal näitama. Nii ja kokkuvõtvalt siis saabki öelda, et KIS vahendid on planeeringute koostamise korraldamisel väga olulised, eriti just kaasamise korraldamisel. Et tänu sellele me leiamegi üles need inimesed, keda me siis peame kaasama. Uuringute ja analüüside avaliku näitamisel on oluline osa, et siis me saame teha teiste asutustega koostööd, ei pea hakkama asju iga kord ümber jutustama, et neil tekib niisugune kiire ülevaade ja saab nagu palju kiiremini otsusteni kui muidu. Ja illustreerivad kaardid, need aitavad alati, kui on vaja otsustada. Aga nüüd ma näitaks teile siis seda veebilehte, millest ma siin olen nii palju rääkinud. Mitte see, kus ta meil siin on. Oot siin. Et siin on siis leht riigiplaneering.ee. Siin on meil siis kõik need erinevad planeeringuliigid väljas. Et ma näitan teile ära ka näiteks selle sama Pärnu maakonna kohta, kus meil viimati valmis Pärnu jõe teemaplaneering. Et selle andmed leiame me siis siit. Praegu on tehtud selline link meil sinna planeeringut andmekogusse, kuna meil öeldi, et ei ole mõtet andmeid dubleerida, et siis sai ta siia pandud, aga seal on muidugi üks väikene miinus, et link töötab ainult selle planeeringu otsingu esilehele, aga failideni pead veel surfama natukene. Nii et loodame, et see viga ka varsti paraneb ära. Vähemalt nii meile lubati. Nii ja siis need samad uuringud, millest ma siin rääkisin, nende lingid on siin, et siis leiab nad siit ülesse. Ja ma arvan, et ma teile rohkem seda lehte ei peagi näitama, et edasi surfata ise kui või on. Nii, aga siis ongi põhimõtteliselt minu poolt praeguseks kõik. Et kas on küsimusi? Suur tänu, Alan!